Kuna peagi on tulekul ka naistepäev, siis miks mitte oma naisele kinkida midagi mugavat ja stiilset? Tuub on Eestis 10 aastat tagasi loodud bränd, mis sai alguse ühest väga lihtsast tootest, sellisest nii-öelda reisirõivast, mida siis saab kanda reisihuviline inimene nii topina, seelikuna, lühikese seelikuna, pika seelikuna, kleidina või peasallina, kui on kuskile pühakotta minek, kuhu palja peaga või minna, et neid on meil erinevat värvi, aga Tuubist hakkas edasi arenema terve rodu tooteid. Peale seda esimest originaaltuubi tuli meil merino villane tuub, mis on nagu ülimalt pehme ja mõnus, selline, mis hoiab ikka selja nii soojas. Ja ta kuidagi on 100% merino, ülimalt kvaliteetne ja ta mõnusalt kallistab keha, nii et see näeb isegi kenam välja. Ja siis me hakkasime tegema pükse, mis on jälle ülilihtne, aga ütleme, et tohutult populaarsust leidnud just oma mugavuse pärast ja neid saab näiteks kanda, kuidas soovid. Et sa võid minna nendega trenni ja samas paned kontsakinga alla ja lähed teatrisse, aga sedasi on ka nagu igapäevaselt kuidagi hästi mugav. Ja siis muidugi ei saa mööda ega ümber tänapäeva laiadest pükstest ja kõik on nad meil suuruses XS kuni XXL. Ja peale seda veel hakkasid tulema kleidikesed, universaalne ja varsti on oodata ka uusi värve. Ja siis on meie merino, 100% merino. Uudistoode on meil juba töös ja see on üks tore seelik, manga nimeline seelik. See on selline natukene lõbus, nagu koolitüdruku seelik, aga jällegi taaskord ülimugav. Et sellega võib tõesti, nagu tuubiriided on reisimiseks üliheas ja meie asjadel tihti peale on selline tore asi, nagu ka seelikul on taskud. Ja siis teine asi, mis meil on kevade poole vaatame ikka erinevaid värve. Et praegu on mõtted selliste murtumate värvide juures, et need on siin pandud välja niimoodi eputamiseks. Ja veel kõik ei ole 100% otsustatud, sest et kuna me toodame siin samas Eestis, siis me oleme teinekord päris operatiivsed ja et tasub hoida silmad lahti ja minna koduleheküljele ja lasta ennast üllatada aeg-ajalt. Meie nüüd vaatame, millistest kohvijubadest saab kõige paremat espresso macchiatot endale valmistada. Cafebo sündis umbes 7 aastat tagasi. Nägime, et puudub selline hea, suure võimsusega kohvitehas ja hea valik näiteks alternatiiv Pauligile Eesti poodides, et siis otsustasime teha sellise võimeka tehase ja Cafebo nimi sai valitud sellepärast, et me toodame ja röstime põhjamaisel meetodil. See nimi ka, et Cafebo on sellise põhjamaise hõnguga. Et ta on selline pehme, peenem, araabika baasil toodetele nagu spetsialiseerunud, aga just see, nagu see pikk röst, ehk siis nagu, mis toob maitsed rohkem esile ja võtab sellest kohvist rohkem välja, et on rohkem selline skandinaaviapärane see maitse, see lõpp-produkt. Siin ongi nüüd väljas päris suur valik erinevaid riikide ube. See esimene rida on siin kõik araabika kohvid, nad on sellised ühtlased, ilusad, suurema kujuga. Siis siin on toodud näiteks 2 robusta kohvi, üks on Vietnam ja teine on Tansaania ja siis on üks Kuuba kohv, mis on selline piiberi, et hästi nagu ümmargune, et rohelised kohvid on ka väga erinevad. Hästi lihtne ongi aru saada meie toodete lõikes, kui meil on Cafebo tõde, Cafebo õigus, Cafebo kratt, siis siin on 3 erinevat maitset. Kratt on selline tugev ja äkiline, õigus on selline keskmine ja tõde on selline pehme ja peen. 4. toode, mis meil just on valmis saanud ja on ahjusooja röstiga, ainult e-poes hetkel saadaval on kullake, siis sellega nimi ütleb, et see on eriti õrn selline, just sellisele premium kohvi sõbrale, et ta sisu on hästi eksklusiivne, kvaliteetne ja siis ta on veel nii-öelda siis ausa kaubanduse sertifikaadiga, ehk siis kes hindab seda poolt, siis kullake on uus toode neile. Põhitooted ehk siis õigus, kratt ja tõde on meil enamuse aekettides, Selver, Prisma, mis iganes olemas saadaval.
ning elus ei tohiks ka täiskasvanu ikka jõudes ära unustada mängulisust, nii et ongi erinevaid teatrivorme, kus ennast ka proovile panna. Improteater on selline teater, kus näitlejad lavale minnes ei tea isegi, mis lugu hakkab saama. Tihti küsitakse publiku käest, kas mingisugune sõna või lause inspiratsiooniks ja siis selle pealt hakatakse minema. Proovides käiakse küll koos selle jaoks, et harjutada, kuidas siis selliselt ühiselt ühte lugu vesta, nii et improteater on selline väga kaduv kunst. Mis mulle väga meeldib improteatri juures on see, et see lävi selleks, et sellega tegelema hakata, on väga madal. Ei pea viisi pidama ja rütmitaju ei pea olema ka väga tugev. Improteatriga tihti tulevad tegelema inimesed, kellel puudub varasemalt igasugune teatrialane kogemus või üldse mingisugune loominguline või kunstiline kuidagi eneseväljendus oma elust. Me teeme kursuseid, mis on septembrikuust maikuuni, 9 kuud kestavad ja selle aja jooksul me siis õpime kas impro algtõdesid või juba mingisuguseid edasijõudnud formaate, nagu me neid kutsume. Või siis on sellised ühekordsed töötoad, millest saab osa võtta ka täitsa nii, et üldse mingit teadmist selle kohta, mis see improteater on, ei ole. Et need ongi mõeldud improvõhikutele, kus siis lihtsalt tuled kohale, mängujuhendaja või selle õhtu juhendaja siis annab soovitusi, milliseid mänge mängida. Need on enamasti ühiselt mängitavad mängud, nii et ei pea ka muretsema, et pead üksi teiste ees kuidagi esinema, et nad lihtsalt on sellised toredad, mitte võistluslikud, mitte hinnangulised ühismängud, mille kaudu on võimalik siis luua tegelikult selliseid väikseid teatristsenide algeid. On improkoolis siis tegelikult 5 rühma. Neil kõigil valmivad kevadeks ka väikesed omaetendused, mis on siis nii-öelda sellised hooaja lõputulemid ja neid on võimalik muidugi tulla vaatama, aga kindlasti nendest kasvab välja juba ka erinevaid selliseid esinemisrühmasid, kes on näiteks siin Tallinn Fringe festivalil esile astunud või ka mingitel muudel sündmustel või privaatsündmustel juba nagu ennast proovile pannud. Mida see kogu kursus sulle andnud on selle aja jooksul, mis sa siin osalenud oled? Ta annab tegelikult väga palju sotsiaalseid oskusi, väga palju mängurõõmu ja väga palju elujaatavat mõtlemist. Ja mida sa ütleksid inimesele, kes mõtleb, et võiks proovida, aga pole siiani veel tulnud improteatrisse? Proovi, muidugi. Et anna minna ja äkki hakkab meeldima, tuled teed veel. Alkomeetri puhul on meil tegemist ikkagi ju mõõteriistaga ja kuna meil on siin ka erinevaid need alkomeetrid erinevates nii-öelda selles täpsusklassis, siis igal sellel mõõteriistal on siis oma ka see pluss-miinus viga, mis siis tohib tal siis olla. Ja kui me alkomeetrit oleme juba mõnda aega oleme kasutanud, siis ikkagi see mõõteandur hakkab nii-öelda natukene väsima. Näiteks Alkoscan Secret, et tema siis kasutab seda oksiidpooljuhtandurit, mis on siis natukene tundlik andur. Kindlasti teda aparaati tuleb siis hooldada iga 6 kuu tagant. Te saate alati ka kindel olla, et teie alkomeetri näit on täpne ning ka anduri enda elu heale on see parem, kui ta saab seda regulaarset hooldust. Teised mudelid, ütleme, mis on siis seal täpsusklass A-l juba, et need aparaadid kasutavad elektrokeemilist andurit. Et selle anduri, ütleme, see pluss-miinus viga on juba väiksem, kui siis antud sellel mudelil. Sa kasutad võib-olla seda aparaati tõesti võib-olla 1-2 korda kuus, on ikkagi vaja tulla teda kalibreerima ja hooldama. Et siin ongi kalibreerimise jaoks on 2 tegurit, et üks on see aeg, mis siis nagu öeldud on iga 6 kuu tagant ja teine on siis see puhumiskordade arv. Kui te nüüd koristamise käigus leiate sahtli põhjast oma vana alkomeetri üles, siis kindlasti tasub sealt tuua meie juurde hooldusesse, sest me vaatame üle, et isegi kui nüüd näiteks ei pruugigi kalibreerimise käigus aparaat nii-öelda töökorda saada, me saame tal ka välja vahetada selle mõõteanduri. Et kui korpus on ju ilus ja korralik, et siis ei ole mõtet ju seda aparaati väga visata, vaid me saame ta ilusti ka anduri vahetusega korda teha. Ja alkomeetrit saab siis tuua meie juurde hoolduses Tallinnas Delta Plaza ärimajas, Rakveres, Põhjakeskuses ja Tartus Sepa keskuses. Samuti on võimalik saata ka läbi Omniva, et minna meie kodulehele, vormistada ära see tagasisaatmise vorm ja see ei olegi muudki vaja teha, kui ilusti aparaat ära pakendada ja Omniva pakiautomaati saata. See sorteerisime erinevaid sorti prügisid, biojäätmete sorteerimine, igasuguse kõige muu toiduajad
toidujäätmete ja muu prügi sorteerimine tänasel päeval on, ütleme nüüd, hästi trendikas, aga samas ka väga vajalik. Me saame seda hästi mugavalt puhastada, et see sisemine kast käib välja ja ma saan selle klopsida siis kuskil puhtaks, kus parajasti vaja on ja seda on ka hästi lihtne panna nõudepesumasinasse ehk et selle puhastamine on tegelikult hästi mugav ja lihtne. Ei ole mingisuguseid keerukaid nurki ja nii edasi. Kaane lahti tegemine, kinni panemine käib nagu igatepidi, et vahel on käed mustad ja räpased, siis ei taha nagu mustaks teha kogu seda asja ja siis sa saadki kasutada parajasti mingit sellist kohta, mis sul on ja ta hoiab selle lõhna siin sees kinni ehk et see hais ei levi siit välja ja seega on ta üsna nagu lõhnavaba. Ja nimi iseenesest ütleb ju ära, et see on prükkar, väga kõrekeelne selline väljend meile kõigile lihtsalt natukene skandinaaviapärasema välimusega, et selline see lahe toode on. Meie suur missioon on ikkagi aidata inimesed võimalikult lihtsalt prügi sorteerima, et nad saaksid oma toidujäätmed hästi ära konserveeritud ja saadetud õigesse kohta, et nendest tekiks midagi väärtuslikku ja tegelikult enda kodu puhtuse hoidmine, ma arvan, et on üks suurimaid asju üldse, millega tegeleda. Siinkohal naudime elu inimestele, meil ongi ideaalne pakkumine, et naudime 20 koodiga saab siis -20% nende prükkarite pealt, aga kui ei ole julgust osta kohe siit e-poest, siis täna oleme ka Tartu ja Tallinna kaubamajas köögiosakonnas täitsa leitavad ja päris top tooted seal, nii et soovitan minna, vaadata, katsuda või siis tellige kohe. Kindlasti kõik teatrihuvilised on teretulnud ka Keller teatrisse, kus on võimalik näha erinevaid etendusi just põnevike teemal, krimi teemal või hoopis thrillerite teemal. Kes ma olen Keller teatriga seotud nüüd juba mitmed aastad ja sügisest saadik siis kunstiline juht, kuna Vahur üksi ei jaksanud kõike vedada, võttis ta mind abiks ja selle tulemusena on muidugi meie repertuaar natuke muutunud, aga mitte liiga palju, me keskendume jätkuvalt põnevuslugudele ainult ja põnevuslugudele, krimilugudele ja lugudele, mis panevad veresondest arretama ja lugudele, mis annavad väga palju mõtlemisainet, nii läbi selle, et me mängime psühholoogilise põnevikke väga palju ja see on võib-olla see suund, millesse mina rohkem katsun ka kiskuda, et selline, kui Vahur tõi siia majja väga kihvti siis sellise gootiliku hirmuõngu ja aimamatult hirmsat ja ebatavalist mõtlema panevatesse olukordadesse, kus nende elud teevad väga suure ja olulise pöörde. Meil õnnestus saada see plaan meil, kui tekkis, olime me erakordselt rõõmsad, et meie oma regioonis saame seda esimesena välja tuua ja nüüd kevadel tuleb välja teises põnevusteatris Kanadas, Vertigo teatris kummalisel moel ja me üritame nendega tihedamalt suhelda, sest neid põnevusteatreid maailmas on väga napilt. Siis üllatuslikult meie repertuaarid kattuvad mitmes punktis, muuhulgas ka selle Da Vinci koodiga. Sealne lava on piisavalt suur, et sellist mastaapset, väga erinevates paikades toimuvat põnevuslugu saaks mängida. Põnevuslugu on ta ühest küljest, teisest küljest on ta kaheldamatult väga mõtlema panev lugu ehk kuidas me tõlgendame märke, mida me loeme oluliseks, mis maalt alates me julgeme astuda vastu traditsioonidele, kommetele, harjumustele siis intellektuaalsel tasandil. Aga sellele kõigele lisaks loomulikult väga põnev lugu. Praegu me mängime kaasosalise nimelist Rupert Holmesi ühte väga kihvti tükki Liina Tõnussaare kaasategemisel, kes on meil juba teist tükki teeb kaasa, ta on väga kihvt näitleja, miks ma seda mainin, ka Agur Seim, Riho Rosberg ja Liis Aab, siis 4 inimese tükk ja väga tempokas ja hoogne. Samamoodi sügisel meil tulevad välja siis juba Salmes ja sel kevadel üks tükk tuleb välja ka Telliskivis siis praeguse Pankraali ruumides. Ja nüüd räägime kõige olulisemast puhtusest, mis hoolib teie pere tervisest. Nimelt ma kingin teile kupongi, mis annab 20% soodustust professionaalsele mööbli ja vaipade puhastusele. Te kindlasti üllatute, kui palju tolmu, mustust ja baktereid peitub teie diivanites ja vaipades. Kuna kodused meetodid ei suuda sügava mustuse eemaldamisega hakkama saada, sest tolmuimeja eemaldab ainult pinnapealset tolmu. Professionaalne puhastus on ainus viis vabaneda sisseimbunud plekkidest, ebameeldivatest lõhnadest ja allergeenidest ning pikendada teie mööbli eluiga. Miks on professionaalne puhastus siiski nii oluline? Kodused vahendid ja tolmuimejad eemaldavad vaid pinnapealse mustuse,
kuid professionaalne puhastus tungib sügavamale, eemaldades tolmu, baktereid ja allergeene. Mustus ja tolm kahjustavad kanga struktuuri, muutes selle tuhmiks ja kulunuks. Professionaalne puhastus aga aitab säilitada mööbli värske välimuse. Tavalised vahendid ei pruugi alati keeruliste plekkide ja sisse imbunud lõhnadega hakkama saada. Spetsialistid kasutavad tõhusaid ja ohutuid koostisosade segu, mis sobivad erinevatele kangastele. Tolm, tolmulestad, loomakarvad ja muud allergeenid kogunevad diivanile, põhjustades terviseprobleeme. Süvapealise puhastus aitab luua turvalisema keskkonna. Ise puhastamine võib võtta palju aega ja ei pruugi tuua soovitud tulemusi. Professionaalid teevad töö kiiresti ja tõhusalt. Puhastuse broneerimine võtab vaid mõne minuti. Minge veebisaidile ja valige endale sobiv aeg. Teie diivanid ja vaibad väärivad ideaalset puhastust ja pidage meeles, et meie kupong annab 20% soodustust, nii et ärge jätke seda võimalust kasutamata. Räägi meile natuke lähemalt, kaua te üldse tegutsenud olete? Me oleme tegutsenud üle 15 aasta, täiustame kogu aeg oma inventari, tuleme klientide soovidele vastu, mis on uued trendid, mida nad soovivad, sellega seoses täiustame neid. Meil on kõike, alates serviisidest, mitu sorti, erinevad värvid, kausid, vaagnad, linad, lauad, toolid, neidki on erinevates mõõtudes. Ma ei oskagi niimoodi öelda, et on vist vähe, mida meil ei ole. Toole on meil nüüd jälle juurde tulemas, tuleb ka umbes 4000 kanti. Kui ühest sordist ei piisa, siis äkki kliendi soovil saame 2 sorti panna ja saab veel suuremaid. Ise oleme teinud umbes 3-4 tuhat vist on läinud korraga nagu välja. Kui klient meile kohale tuleb, siis me ikka anname nõu. Serviise on meil vist erinevaid äkki üle 10 erinevates värvides. Meil on lauad erinevates mõõtudes, meil on toole erinevaid värve, pluss nendele laudadele siis linad erinevates värvides, erinevas suuruses. Ja meil on ka lastele on mõeldud, meil on lastetoolid ja lastele ka väiksed lauad mõeldud. Meil on ladu, on Saku tänaval Tallinnas, et saab kohale tulla, saab veebilehelt rendinõud.ee saab kirjutada telefoninumbri, aeg kokku leppida ja tulla tööpäeviti. Olete oodatud. Kutsun teid siis külastama oma showroomi ja panna kõik kokku oma bioks vajalik. Olete jõudnud Kadrioru Katariinatele kohvikusse. Oleme kohvik, mis asub siin Kadrioru külje all. Meie kohvik asub ka Stockmannis ning meie tooteid saab soetada Delissi kettides, Stockmanni toidupoest ja kaubamajast ning samuti on meil olemas ka e-pood. Meie kohvikud valmistavad oma tooteid ise. Meie tooted on hästi puhtad, kvaliteetsed, kasutame valitud tooraineid, näiteks margariini asemel kasutame võid. Siin Kadrioru Katariinatalis on meil avatud ka köök. Hetkel on avatud kolmapäevast pühapäevani ning märtsi lõpust avame siis igapäevaselt ning mai lõpupoole, kui ilmad lähevad veel soojemaks, et siis avame ka terrassi. Teisel korrusel me peame hästi palju selliseid sünnipäevasid, erinevaid firmapeod on siin, ka jõulupeod. Jõulud on küll juba läbi, aga saab erinevaid pidu pidada. Mahutavus on umbes 40 inimest. Ja kui e-poest tooteid tellides, kas te toote ise tooted kohale või peab ikkagi järgi tulema? Kui inimene soovib, siis ta saab tulla koha peale. Ta saab tulla kas meie kohvikusse või siis ka siia Stockmanni Katariinateli ning samuti teeme kulleri teenust ka, et on võimalik tellida ka oma koju. Enamasti selline tava on, et 24 tundi. Igapäevaselt alustavad kondiitrid varakult oma tööpäeva, et juba esimesed külastajad saaksid tulla valida suurest laiast tootevalikust endale midagi head. Ja lõpetuseks muidugi kingi idee kas siis iseendale, sõpradele või perele. Seenekohv. Ideaalne kingitus just kohvisõpradele.
nimelt see on klassikaline kohv, kuid erilise lisandiga, selleks on seened. Selles on poole vähem kofeiini kui tavalises kohvis ning umbes sama palju kofeiini kui tassis rohelist teed. Ja mis kõige olulisem, see annab pikaajalist energiat ilma tüüpiliste kofeiini kõrvalmõjudeta. Vau, see kohv on tõesti maitsev. See on väga sarnane tavalise kohvi maitsega, kuid ta on natuke pehmem ja veidi ka maalähedasema aroomiga ning see ilmselt teebki selle kohvipausi veelgi erilisemaks. Seenekohvi ei ole ainult maitseelamus, vaid ka teadlik valik tervise heaks. Seened sisaldavad ka unikaalseid antioksüdante ning mineraale, mis toetavad luude ja liigeste tervist. Samuti on seenekohv populaarne ka kaalulangetajate seas, kuna see ei sisalda kolesterooli. Kõik, kes soovivad seda maitsvat kohvi proovida, võivad selle kohvi tellida veebisaidil. Ning muidugi on meie vaatajatele ka sooduspakkumine Naudime elu 20, mis annab sellele kohvile 20% soodustust. Las kohv teeb su päeva paremaks. Aitäh, et veetsite taas selle mõnusa laupäeva hommiku meiega. Kohtume juba järgmisel nädalal.